Tegelikult on nii, et ma alustasingi kohe muusika pildistamisega. Et ma sain oma esimese kaamera ja läksin sellega kohe kontserdile ja otsustasin, et nüüd on niisama ei taha seista, et tahaks midagi teha ka, et siis hakkasin pildistama. Ja tagasiside oli hea, et bändidele meeldis, nemad kasutasid pilte, et siis nagu hakkasingi rohkem käima. Et nii ta on läinud. No kõige suurem eripära on võib-olla see, et sa pead olema niisugune delikaatne, kui me nüüd räägime just džässifotograafiast, et džäss on tihti ka väga vaikne ja siis ei saa seal inimeste ees või kõrval või taga väga ringi joosta või väga agaralt pildistada, nii et klõpsud kajavad üle saali. Et rock-kontserdil see ei ole üldse probleemiks, et seal ei kuulegi keegi, et keegi pildistab. See hetke leidmine, millal siis vajutada kaamera nuppu ja teha pilt. Muidugi uuemad kaamerad nüüd teevad niimoodi vaikselt ka pilti, et keegi ei kuule, aga ikka väga sahmida ei saa alati. No oleneb muusikust, mõnda muusikut käib mitu korda pildistamas, siis sa juba enam-vähem aimad ära, et mida ta teha võib ja milleks ta võimeline on. Aga näiteks Bernhoft, keda ma olen pildistanud 2 korda, siis teisel kontserdil ta otsustas, et ta nüüd hüppab ja teeb seal tiiru endale peale veel selle hüppega. No elu sees ma ei osanud arvata, et ta sellist asja teeb ja et ma selle kätte sain, see oli natuke õnnega pooleks ka, et olin õigel ajal õiges kohas. Mina pildistan rohkem siis neid muusikuid seal laval. Et seal ei ole selles mõttes väga probleemi, sest et enamik, mis lähevad ikka sinna omasse maailma ja nad ongi omaette karakterid seal, et ikka siis, kui nad publikuga suhtlevad, siis nad ikkagi toovad ise oma selle isikupära välja juba sealt. Minu ülesanne on see sealt kätte saada ja mitte maha magada. Üks kaader on sellest, kuidas Take Six otsustas Nokia kontserdimaja laval või nüüd on Alexela kontserdimaja laval siis seebimulle puhuda. See oli jõuludžäss, kas see oli äkki 1-2 aastat tagasi ja nad esinesid seal koos Estonian Voicesiga ja täpselt ei mäleta, mis põhjusel see oli, aga ühel hetkel need seebimullid seal laval lendasid. See oli niisugune luistakas. Ja teine selline hästi eremälestus on Erki Pärnoja kontsert, mis oli 2-3 aastat tagasi äkki. Et seal lihtsalt see muusika minu endaga kõneles, et puudutas mind endast lihtsalt nii palju, et tegin pilti ja olin justkui ise ka seal selle muusika voolu sees, et sealt tuli ikka natukene sellised ägedamad fotod, emotsionaalsemad võib-olla kui tavapäraselt. On olnud selliseid kontserte küll, kus muusik on siis klaveri taga enamus ajast ja valgust on ka ülivähe. Ja klaverimuusika on selline väga vaikne. See on olnud rohkem minu jaoks väljakutse kui see, et peab kuskil ronima või kusagil inimeste vahelt ennast läbi pressima niimoodi viisakalt ja delikaatselt. Et see valgusolud ja vaikus on palju rohkem väljakutset esitab. 2 aastat tagasi, kui Eestisse tuli Ieoka, kes on siis Aafrikast pärit poeet, laulja, artist, kes elab siis tegelikult New Yorgis praegu, kui ma tean. Et enne, kui ta siia Eestisse tuli, siis mina olin tema lugusid kuulanud juba kuskil 4 aastat äkki ja tal on sellised hästi hea sõnumiga lood, et tal on väga head sõnad seal, et ikkagi sellised julgustavad, motiveerivad mingis mõttes ja ta ei karda eriti millestki rääkida oma luuletustes või siis lauludes. Ja kui ma siis kuulsin, et ta tuleb Eestisse, siis ma pidin ikka suurest rõõmust tooli pealt alla kukkuma, et see oli nii äge üllatus. Ja see kontsert oli ka tõeliselt äge. Et see pilt ka, mis seal valikus on, et hoiab ka raamatut käes, on sõna power, et selline woman power on ka tema missioon, mida ta siis oma lugudes edasi kannab.
see oli üks tõeliselt meeldejääv kontsert tõesti.